Me oleme nüüd oma väikse seltskonnaga siia Kuresoosse jõudnud ja see on sinu kodukant, eks ole, Aivar. Sina oled kodukandi liikumises ökoturismi algataja. No millega sa siis turiste oma kodukanti meelitad? Jah, nagu me siin soos oleme, ega siin millegi muuga ei olegi meelitada kui sellega, mis kuskil on ja meil siin Soomaal on just nagu nimigi ütleb need sood, mis on siis võib-olla see, miks peaks ka siia tulema. Ja mida sa siin näitad siis turistidele, neile, kes esimest korda siia satuvad? Sood ja rabad on iseenesest selline kooslus, mis eriti lääne- ja kesk-eurooplasele pakub suurt huvi, sest et neil neid ei ole ja kui Soomastel lähemalt rääkida, siis siin on ilusad jõed ja jõgede kallastel lammimetsad ja niidud ja luhad ja ühesõnaga nii metsikut loodust kui ka siis poollooduslikku ja pool kultuurilist maastikku. Mida sa neilt inimestelt eeldad, kes siia tulevad, kes su soo vastu huvi tunnevad? Sellega on ikkagi nii nagu iga asja müümisega, et kui sa müüd matka soosse, siis tulevad need, kes ka seda sood tahavad näha, nii et ma eeldan, et nad tunnevadki suvi looduse vastu ja samuti nende inimeste vastu, kes siin elavad üsna isoleerituna muust maailmast ning ma eeldan, et nad on üsna toredad inimesed, kui neil juba sellised huvid on. Kas aitab Mati või? Ega ka võidu peale ajamine ka ei olnud. Ei olnud, jah. Aga nad on kiiresti tagant tulnud üles. Nad Annika ja see teine meil taga. Vahepeal 7 kõrvuti vahepeal. Teisi polnud nähagi veel. Ja siis me hakkasime ka. Asjad on väga ise veni maha. Tulge nüüd siia. Siia juurde võiks tulla. Jalad ju jäävad nii madal istuda, jalad jäävad ka. Jalad märjad ka jääb. Ei ole veel? Ei, Liina saab. Ei, ma ei käinud too peal. Palun. Kodukandi liikumisel on mitu tegevussuunda. Üks neist on ökoturism. Sina, Aivar, oled ökoturismi algatuse eestvedaja. Mida see ökoturismi algatus siis tähendab? See on koostöövõrk maaturismi tegijatest üle Eesti. Näiteks Lahemaalt, Matsalust, Hiiumaalt, Saaremaalt, Vormsilt, Muult, Haanjast. Ma ise siis siin Soomaal, Karulast, Otepäält. Ja kõik need turismitegijad, nad siis pakuvad erinevaid reisiprogramme nendes piirkondades, siis oma kodupiirkondades. Ja nende reisiprogrammide jooksul siis turistid saavad osa nii loodusest kui kultuurist, kohtavad kohalikke elanikke. Tihti on need siis kas jalgratastega või paatidega või jalgsi või hobuse vankril matkad. Nii et selline grupp turismiettevõtjaid. Kuidas te endast teada annate üldse, et sellised võimalused on kõik olemas? Nüüd möödunud talv me panime kokku esimese reisikorraldaja käsiraamatu. See tähendab siis sellise materjali, kuhu on koondatud kõik informatsioon, mis on nii eestimaistele, kuid ka välismaistele reisikorraldajatele, siis turismifirmadele vaja selleks, et turiste Eesti maapiirkondadesse tuua. Tähendab, see käsiraamat koosneb 2 osast. Esimene osa on üldosa, mis tutvustab lihtsalt Eestimaad, kuidas siia tulla,
lennukiga, laevaga, samuti milline on meie kliima, milline on meie loodus ja erinevad sellised peatükid, sest et tihti ju välismaalastel puudub igasugune ettekujutus, mis riik see, mis maa see Eesti on. Kuid teine osa siis selle käsiraamatule lisandub erinevad reisiprogrammid ja need ongi siis nende kodukandi turismiketi liikmete poolt välja töötatud. Kodukandi liikumine on väga lai, see hõlmab ökovaldasid ja teabetubasid ja üleüldse on selle liikumise mõte ju selles, et äratada ellu väikesed külad ja panna elu käima maakohtades, külades. Kuidas sinu kodukandis siin Soomaal on võimalik sedasama ideed ellu rakendada? Soomaa on selline kant, kus elab üsna vähe inimesi ja üks suurepärane võimalus, mida siin võiks hakata siis tegema, oleks just turism, kuna see rahvuspark siin tagahoovis on loodud, siis see annab iseenesest tunnistust selle kohta, et meil tõesti on siin mida ka teistele näidata ja mis oleks huvitav vaadata ja siia võiks inimesed tulla ja siis jah, lähme edasi ühesõnaga. No meie sõitsime siin rahvuspargis täna kanuuga mööda 3 jõge, mööda Raudna ja Halliste ja Navesti jõge, aga miks sa just kanuu valisid selleks, et meile seda rahvusparki näidata? No Soomaal on ikkagi vist mööda veeteesid liikumine kõige loomulikum, sest et siin on need jõgesid nii palju ja ainult 2 teed, mis parki läbivad ja mis kust ka mitte midagi tegelikult ei näe ja seepärast on need jõed olnud kogu aeg siin ka kohaliku elu tuiksooned. Isegi majad on siin, vanemad majad on ehitatud nagu fassaadiga jõe poole, sest et jõgi on olnud see, mis siis nagu ühendab need inimesi ja mida mööda siis vanasti käidi meie reis, käidi heinal ja mida mööda käidi ka külas. Muidugi vanasti ei tarvitatud sellised plastikkanuusid nagu me täna, vaid siis olid ka sellised kanuusarnased paadid, nimelt haabjad, mis on siis ühest haavapuust õõnestatud sellised iidsed paadid. Jah, need värvilised kanuud olid ilusad küll siin jõe peal, aga sul on seal kodu juures pikad puutüved maas. Mis sa nendega teha kavatsed? No neid haavapuust õõnestatud ühepuulootsikuid on siin alati kasutatud, kuid täna me näiteks ei näinud ühtegi ja siin pargis võib-olla neid 2-3 tükki ainult järgi on. Kuid siiski elavad veel paar paadimeistrit, kellest siis noorim on nüüd 66-aastane ja oleks tore, kui selline traditsiooniline sõiduk siin ka taastada ja siis ongi meil koostöös Soome Rahvuspargi ja Eestimaa Loodusfondiga kavas suvel selline laager, kus siis noored mehed võiks vanade meistrite käe all seda haabja valmistamise kunsti ka õppida. Hakkad ise ka paadimeistriks? No ma tahan igastahes selle asja selgeks õppida, aga kui palju ma nüüd neid tegema hakkan, seda ma ei oska vahelt arvata. Ja kes on need noored mehed, kes siia siis õppima tulevad? No kohalikke mehi on 12 tükki ja lisaks ootame kõiki huvilisi ka mujalt ja juba on endast teada andnud nii mitmedki mehed nii Võrumaalt kui Tallinnast, Tartust. Kui vana see niisugune haabjas olla võib sellise sõiduriistana? No kirjanduse järgi arvatakse, et meie iidsed esivanemad siis kasutasid seda juba teel siia Eesti alade poole, nii et juba Siberi jõgedel ja sarnast paati kasutatakse ka hantide juures ja mujal Siberi rahvastel. Nii et hõimurahvastele tuttav? Jah, ta on üks osa meie Soome uripärandist. Kas liiga vara lõpetasin? Et see turistid tulevad niikuinii ja et sellepärast me nagu püüame nüüd teha seda niimoodi, et kasutada neid kohta.
Miks on turism just saanud Kodukandi üheks tegevussuunaks ja kas sinu arvates turismiga on võimalik maal ära elada? No ise ma nüüd sellega tegelen ja kas ära elada või mitte, kindlasti võib see pakkuda paljudele maaelanikele tulevikus lisasissetulekut. Ma siiski arvan, et kuna meie suvi on niivõrd lühike, siis päris massiliselt uusi töökohti ta maale ka ei loo. Kuid turism on selline fenomen, mis nagu paisub maailmas kohutava kiirusega ja on selge, et need turistid jõuavad nii siia Soomaale kui kuskile mujale ääremaadesse. Ja Kodukandi projekti mõte on just ka see, et kohalikud inimesed ise võiksid kasutada ära neid suurepäraseid eeldusi, mis turismiks piirkonnas on ja selle läbi siis saada elatist, mingit vähemasti lisasissetulekut siis, jah? Jah, et leida uusi siis suundi, kuna maamajandus, see on natukene, mis ma nüüd tahan öelda? Leida uusi suundi. Ots uuesti üles nii. Jah. Siin Soomamaadel ka kolhoosi ja sovhoosi ajal ei ole tegelikult põllumajandus kunagi väga ära tasunud ja nendele kollektiivmajanditele on alati peale makstud. Nii et on üsna loomulik, et just paljudes piirkondades Eestis, kus on olemas eeldused millegiks muuks, näiteks turismiks, on siis ka mõistlik arendada just seda, milleks need eeldused on. Sõnakordused muidugi need jälle. Siin polnud eriti kordust. Nojah. Päike käis edasi tagasi nii vahvalt. Ja käis hea, aga pole varata midagi. Tegelikult ma arvan, et nüüd ühtekokku, kui seda juttu natukene